Oleme selles mõttes teadlikult tegelikult Markoga täna aktsepteerinud seda, et teeme paneeli lühemalt ja laseme sellistel huvitavatel ettekannetel siis nii siin kui sealpool ookeanit üle aja minna ning paneeli plaanime siis kokku tõmmata 15:40 ehk et jätame panelistidele siis natuke üle 45 minuti planeeritud tunni asemel. Tervist, kas minu heli tuleb läbi? Okei, suurepärane. Nii, alustame siis konverentsi paneeliga. Minu nimi on Marko Kass ja tänast diskussiooni ma siis vean koos Evelyn Lloydiga. Üks siis taimekasvataja, teine loomakasvatusteadlane, et püüame selle ettekannete tuules nüüd et võib-olla süvitsi minna ja võib-olla ka siis seda laiemat pilti haarata. Ja paneelis on meil siis 3 inimest. Toomast me juba tänasest päevast teame. Andre on võtnud nüüd endale teise rolli, on tulnud siia keskele, saab ka nüüd sõna ja me kuuleme tema mõtteid ka. Igapäevaselt teenib siis leiba Eesti Taimekasvatuse Instituudis direktorina, nii et teadusega igati kursis ja kindlasti teab ka, mis põllul toimub. Ja 3. panelist on Anu Ellenurme, kes jagab ka oma igapäevast leivateenimist mitme isanda vahel. Lisaks enda ettevõttele Anu Ait püüab siis ka nii-öelda ühiskondlikku tööd Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojas ja kindlasti kuuleme tema viimase aja südameasjast Eesti liha projektist või programmist ka. Aga võib-olla teeks tänaste panelistidega sellise kokkulepet, enne kui me võib-olla läheme mingi keerulistema teemade juurde, et võib-olla alustuseks öelge, et oma valdkonnast lähtuvalt, et mis on need paar asja, mis on nagu hästi, et kas me Eesti tasandil või globaalsel tasandil võiksime öelda, et see on see, mida me saaks nagu tuua nagu välja ja öelda, et võt selles me oleme tugevad ja võib-olla 1-2 asja, et mis vajaks nii-öelda järeleaitamist. Et kui te nüüd korraks lasete peast ja silmist oma selle valdkonna läbi, et mida me võiks täna kuulajale öelda, et võt sellega on praegu kõik hästi, aga võt sinna peaks nagu tähelepanu rohkem panema ja võib-olla alustame siit minu paremalt käelt Toomasega, et ole hea. See on alati väga raske küsimus, minule vähemalt. Heast asjadest vist ei ole väga raske rääkida, et mis teie valdkonnas hästi on? Just, tihti ongi raske headest asjadest rääkida, aga ma arvan, et Eesti jaoks iseenesest, kui me räägime kalandusest, positiivne on see, et Eestil on siiski päris hea kalaressurss. Alati võib rääkida sellest, et kui hästi ta on hoitud või halvasti ta on hoitud, ma arvan, et ta on siiski suhteliselt hästi hoitud. Et selles mõttes see baas, mille peale kalamajandust ehitada, on Eestis päris hea ja potentsiaali on, ma arvan, nii kala töötamise osas kui ka avamere kalakasvanduses päris palju. Aga mida sa võib-olla tooksid selles võtmes esile, et kuhu peaks nagu kas siis inimressurssi, rahalisi vahendeid, mida iganes juurde panema, et milles võib-olla me maailma mastaabis vajame järeleaitamist, kui sa mõtled kalanduse peale? Siin meil viimane küsimus oli näiteks ka turundus, et sul võib hea toode olla, aga kui sa sellega nagu läbi maailmas ei löö, et siis keegi ei söö seda räime. Ma arvan, et tootearendus on alati teema, millesse tasuks süveneda, aga seda ei saa teha ka päris uisapäisa, et peab ikkagi vaatama seda, et see arendus läheks sellises suunas, millele oleks ka tarbijaid. Aga ilmselt selline teadusarendustegevus on alati asi, mis sektorit toetab ja see ei peagi alati olema nagu, kuidas ütelda, edukas, aga ta peab tekitama nagu Eestis, antud juhul Eestis sellise olukorra, kus sektoril on teadusarendus võimekust, kelle poole pöörduda, kui küsimused tekivad. Hüva, aga anname paariks minutiks sõna nüüd Andrele, et võib-olla ütle sina ka, too paar asja välja, et millega sa võib-olla täna juhina rahul oled ja kuhu sa oma pilgud võib-olla järgnevatel aastatel nüüd pöörad? Me oleme
taimekasvatus kindlasti rahul sellega, et täna tihti peale enamike kultuure, muidugi ennekõike teravili, toodame rohkem, kui me ise koha peal tarbime, ehk et me ekspordime. Samas, kui vaatame väliskaubanduse bilanssi, siis tegelikult me täna impordime rohkem toitu, kui ekspordime. Me saame aru, Eestis kunagi ananas, banaan ja ütleme siin virsik või mandariin kasvama, anname endale selles mõttes aru, ehk et meil on täna ressurssi, mida väärindada, nii nagu Argo tõi enda ettekandes välja, meil on inimese kohta palju bioressurssi, aga tegelikult nagu maailma kontekstis ikkagi nagu vähe. Ja võib-olla Taimekasvatuse instituudi üks küsimus järgmisel 5 aastal saabki olema, ja see on jälle see koht, mis ma soovin, et näiteks Laura tuleks Eestisse, et arutada koos, et aga seda vähest ressurssi, nagu maailma mõistes vähest ressurssi, mis oleks see, mis aitaks Eesti põllumajandustootjal saada võimalikult head hinda, et ta oleks siin muutuvas, ütleme siis ka Euroopas, kui me räägime roheleppe, vähem taimekaitset, vähem väetist, et lõpuks tootja saaks endaga majanduslikult hakkama. Väga hea, et sihid on paigas, selles mõttes siit on hea alati edasi minna. Nii, Anu, et võib-olla sa pead nüüd valima, et sul on nagu mitu sihikut, kuhu sa oma tegevust suunad, et võib-olla vali sealt nagu üks ja ütle, et mis asjad on nagu hästi ja mis võib-olla mitte nii hästi. Tere pärastlõunat ka minu poolt kõigile ja tõesti väga-väga huvitav konverents, siis ma võib-olla jätkaks Andrew sinu sõnadest, et tootja rohkem saaks oma tegemise eest tulu. Et ma arvan, et mis on täna väga hästi, et meil on täna Eesti riigis väga hea tõuaretus. On see nii veisekasvatuses, on see seakasvatuses, siis see, mida tänased tootjad toodavad, on väga suure väärtusega. Ja ma arvan, et kuhu me võiksime oma ressursse suunata, ongi ringmajandus ja kõrvalsaadustesse. Ringmajandus just selles mõttes, et kui täna küll mõelda selle peale, et kui vanasti ju teravili oli, ütleme nii toidu kui ka sööda jaoks, siis tänane sööda teravili on küll ületamas absurdseid hinnatõuse, ehk tõesti sealiha läbi väärindada, ütleme sealiha väärindada läbi sööda, siis see ei ole absoluutselt jätkusuutlik. Aga ma usun sellesse, et see olukord lõpeb ja tegelikult liha ja piima päris, ütleme liha ja piima, traditsioonilise liha ja piima söömine ka ikkagi jätkub. Et see, mida nüüd küll Mari-Liis viimasena rääkis, siis ma ikkagi jääks traditsioonilise ja normaalse söömise juurde. Väga hea. No selles mõttes jah, et praegu on võib-olla on siuksed, nagu sa ütlesid ka, et siuksed väga keerulised ajad, et alates igasugustest väetiste hinnadest ja see tegelikult kuni energiahindadeni välja, et see tegelikult mõjutab kõiki sektorid ja toidutootmine saab väga, väga tugevalt praegu pihta. Aga ma tahtsin võib-olla kommenteerida korraks Laura mõtet, et meil on väga oluline olemasolevat väärtustada, antud seda lugu väärtustada, mida me täna teeme. Nii, Evelin. Ma tahaks tulla selle mõtte juurde tagasi, mis tuli algselt nagu Laura ettekandest, aga kuna Andre ütles, me peame olema efektiivsed, aega on meil just täpselt parasjagu ja sellepärast ma mõtlesin, et alustada tegelikult ühest sellest vastuolust, mis ma arvan, mis vahvalt meie päevast täna välja tuli. Hommikul me alustasime sellest, kuidas oluline on see, et tuua loodus inimesele lähemale. Miks on väga tähtis just see, et need, kes elavad linnades, Tartust suuremates linnades, et nendel oleks see taimekasvatus täpselt seal samas köögis või siis elutoas. Ja et see omakorda toetab inimeste vaimset tervist ja kõike. Ja nüüd päeva keskel me jõudsime siis sinna, kus see loodus on viidud nagu võimalikult kaugeks, ehk siis, et see toit, mis lõpuks me tarbime, on tegelikult selline
laadne, ehk siis selline kunstliha, kunstjoogid. Ja ma mõtlesin küsida just seda kommentaari teie käest, just nagu lähtuvalt siis sellest lihavaldkonnast, taimevaldkonnast, taimel võib-olla on kõige lihtsam, et kuna see taimed nagu pakuvad mingis valdkonnas seda ressurssi, aga ka nagu oli öeldud, et näiteks selles kalamaailmas nähakse kõige suuremat potentsiaali just selles laadsetes toodetes. Et kuidas te seda kommenteerite, et kuidas see tulevik meil nagu tulema hakkab ja kui palju nagu Eesti saaks nagu säilitada seda ressursi rohkust ja seda väärtust? Nii, kes soovib? Andre? Ma võin alustada, ma võin öelda, et mina ei näe siin vastuolu, sest et mis me unustame ära, me oleme väikses Eestis. Tegelikult ega ju ka Mattiase klient täna ei ole eestlane naljalt. See on New Yorgis, Soulis, Kaplinnas elav inimene. Ja kui me räägime, et seal nagu seda loodust tuua, kui me mitte nüüd halvasti mõeldes, kui me India välja jätame, siis enamikes kohtades sa tegelikult ei näe sellist siga, kala ja uju on ju kuskil linnatänaval ringi. Et selles mõttes, kui sa selle toidu tood niimoodi tarbijani, siis ega ta tänagi ei näe seda veist. Et selle koha pealt ei ole vastuolu. Ma tahan enne ära markeerida ka selle, et me räägime täna järgmisest põlvkonnast. Mina annan endale aru, olen juba peaaegu et varsti 40 ja tegelikult 5-10 aasta pärast otsuseid teevad inimesi, kes on täna 10, 15, 20 aastat vanad. Ma ei tea, mida nemad tahavad ja nende jaoks võibki olla see eetiline küsimus, nii nagu Mari-Liis tõi välja, et looma ei ole tapetud. Ja ta ongi nõus sellega, et jah, see ei tule loomalt, see liha, aga see maitseb nagu liha ja see eetilisus kaalub üles selle otsuse. Aga et ma teemast kõrvale läheks, siis ma annan siit edasi Anule ja Toomasele. Toomas. Mul läks juba küsimus meelest ära, et mõte läks uitama. Jah, mõte läks uitama, aga iseenesest minust need 2 pealelõunast ettekannet olid selles mõttes nagu väga hästi valitud, et tegelikult esimene ettekanne rääkis nimetatud traditsioonilisest põllumajandusest ja teine rääkis siis sellest, nimetame seda uuendtoiduks või kuidas iganes või laadseks, et missuguse värvingu keegi selle tahab anda. Mis mulle selles esimeses ettekannes nagu tohutult meeldis ja mis minu arust tegelikult oli niivõrd, samal ajal niivõrd lihtne, oli see üks slaid, kus kohas oli vist Laura ütles, et meil on nüüd teravilja jaoks kõik olemas, et meil on olemas teraviljakasvatus, veskid, pagariojad ja nii edasi. Et kui meie räägime Eestis nagu teraviljasektorist, siis paraku meil see mõte kipub lõppema kuivatiga. Ja tegelikult me ei räägi väga palju kuivatist edasi, et meil on nagu eraldi täiesti räägime teraviljakasvatusest, mis lõpeb nagu kuivatiga, siis seal on, ütleme seal koostöö lõpeb meil Kevilil ikkagi sellega, et see teravilja ei ole veel ära jahvatatud. Et selles mõttes, et see pilt, nagu ta seda oma pisikest, ma nimetaks seda ükskõik, kuidas kellelegi meeldib, kas see on pisikene muumimaa või väikene, kuidas ütelda, hobiti või kääbikorg, see 37 000 hektarit, et tegelikult see, kuidas tema seda kirjeldas, oli nagu üks tervik pilt alates siis teraviljakasvatusest kuni siis selle lõpuni välja, et praegu ka Anu ütles, et sellise teravilja hinnaga me ei saa nagu sealiha toota, et seal tegelikult, kui sul see ahel on tervikuna koos, siis need võnked, mis siis ühes kohas natukene tõusevad, teises kohas teises ahelad osas langevad, et need nagu tasakaalustuvad selles tervikahelas ära, et kord on Vestman peal, kord on piibeleht peal. Aga kui üks on Vestman ja teine on piibeleht ja nad omavahel ei suhte, siis ongi nii, et surevad üks kord üks, teine kord teine. Aga mis puudutab nüüd sellest teise poolde, siis mina ei oleks nii skeptiline, et ma olen natukene skeptiline nende laadsete toodete suhtes, kus kohas peamine eesmärk on saavutada organoleptiline sarnasus, aga tegelikult sisulist sarnasust ei ole nagu, et tehakse taimsest lihasarnane asi. Aga need tooted, mis baseeruvad seal juba siis rekombineerimisel ehk siis sisuliselt GMO-l või siis see juba, mis tähendas seda rakubaasilist rakendust, et ma arvan, et nendel toodetel on kindlasti tulevikku, et ise küsimus on see, et kas tulevikus on väärtuslikum, kas niinimetatud luksuskaup on kunstlikult toodetud liha või luksuskaup on see liha, kes luksust naudib see, kes suudab
maksta tegelikult niinimetatud mullaste maasikate eest, ehk piltlikult öeldes võib lubada endale tegelikult naturaalselt toodetud toodet. Et kas need täna nii tippteaduslikud asjad lõpuks osutuvad massitoote tegemise baasiks ja tegelik raha liigub hoopis kuskil mujal, või tähendab, liigub seal traditsioonilises põllumajanduses või vastupidi, et see on minust asi, millele tulevik annab mingil hetkel vastuse. Ma võib-olla ma lähen siit edasi, et mulle väga meeldis täna Lea ettekanne, et kes tegelikult viis minu mõtte natukene sinna lapsepõlve tagasi, et lisaks nendele liblikõielistele, et noh, näiteks kui ma mõtlen enda toidulaua peale, et sellised asjad nagu kaalikas, aetuba, et noh, tegelikult need, mis olid minu lapsepõlves, olid nagu siuke iganädalased nii-öelda toiduained, noh, täna need enam ei ole. Et nagu meil see konverentsi pealkiri ütlebki, et noh, säilitades vana, me tegelikult loeme uut, et kas me tegelikult võib-olla väga lihtsalt ei anna käest ära seda, et meile toovad toidu kätte suured rahvusvahelised korporatsioonid, et Woltid ja Boltid, et tegelikult noh, et me ei teagi, kus see toit on nagu kasvanud. Et kas seal on nagu mingisugune risk, et tarbija tahab ainult maitset ja ta on vimestatud sellest uhkest reklaamist. Et kas see Eesti jaoks on nagu oht või ei ole? Ma küll eelmise küsimusele ei vastanud, aga ütlen võib-olla eelmise Eveliini küsimuse suhtes, et seesama omavaheline tarneahela põhine koostöö või erinevate valdkondade vaheline omavahel koostöö, et kui täna teraviljakasvatajal läheb väga hästi ja kellelgi teisel kehvemini, siis tegelikult tuleb vaadata seda kui tervikut ja nagu öeldakse, mõista kogu ütleme toidulauda tervikuna. Aga nüüd Marko mõttest edasi on selline, et ma arvan, et täna aina rohkem tarbija ikkagi tahab teada, et kus on miski kasvatatud, kus on see pärit, et see päritolu ja see toidu puhtus tuleb aina rohkem päevakorrale. Et see on minu meelest äärmiselt oluline, et järjest rohkem just see sama noorem põlvkond mõtleb selle peale, et kus see toit pärit on ja mida ta sööb, et see teadlikkus tarbimises suureneb. Andre, kui sa vaatad oma instituudis neid sorte, mis teil sordi nimekirjas on ja mis tulevad uued ja mis nii-öelda vajuvad tahaplaanile, et kas seal võib ka öelda, et me ikkagi hoiame seda vana ja mida on nii-öelda 100 aastat aretatud ja me tunneme seda kultuuri või kipuvad need uued nagu väga uksest ja aknast sisse tulema? No täna ikkagi kokkuostuhind sõltub ennekõike selles mõttes, jah, seal on kvaliteedi näitajad, aga tegelikult loeb ikkagi ennekõike see, et palju ta saaki annab. Selles mõttes mulle ka Laura ettekanne meeldis ja selles mõttes ka see Toomase kommentaar, et äkki me ikkagi jõuame nagu mingid kas sinna natukene tagasi kas või mingite sortidega või mingi tootmisega, kus küsimus ei ole see, et kas ta annab siis 10, 11 või 12 tonni, okei. Ta annab võib-olla 6 tonni, sul on vaja vähem taimekaitset, vähem väetist, sa võid olla kindlam, et sa saad alati selle ja me anname järgmiste etappidega selle väärtuse. Ehk et küsimus ei ole selles, et kui mitu konteinerit, mis punkerlaevad on ju see termin vist, jah? Et kui mitu punkerlaeva me saadame, see on ju Araabia kaamlitele, vaid see, et okei, me tootsime vähem, aga me anname selle lisandväärtuse, jah, muidugi jõuan jälle oma eelmise vastuse juurde, ja selle lisandväärtumise me suudame siis nagu tootjale, on see siis primaartootja või siis töötleja, et jääb sinna nagu seda raha ja ressurssi rohkem. Mõtlesin, et siit edasi minna siis, et see olemasoleva väärtuse nägemine, ehk mis sa just lubasin, et tuleme tagasi, et meil Eestis on ju olemas väga hea liha, meil on väga head teraviljad, väga head kaunviljad, kala on meil olemas,
aga üht-teist on ka tehtud, et märgata seda, et mis meil on, et noh, mul see kõige paremini on meeles sealiha, hea liha, mis on nagu sedasi riimiliselt hästi meelde jäänud ja samuti ma tean, et kalade teemal, et just lasteaialõpetajad said selle kala-aabitsa, milles ma näen, et võiks olla ka tulevikule nagu mõju. Aga mida me nagu veel teha saaksime, et veel ühe näitena, et täna hommikul lugesin siis nädala lõpulehte, kus olid soovitused siis selleks jõululaua katmiseks ja seal oli konkreetselt öeldud, et selleks, et teha kõige keskkonnasõbralikum valik, tuleb valida jõululauale kohalik sealiha. Ja samal ajal on meil uudised, et sealiha kasvatus väheneb Eestis liiga pika sammuga. Et mis me veel saaks teha või mis võiks olla need lahendused, et suurendada seda, et mitte, et me ei pea mõtlema, et mida veel teha, et väärindada, et seda väärtust tõsta, vaid kuidas nagu paremini näha seda olemasolevat väärtust, mis meil on. Toomas, mis me jõululauale paneme? Jõululauale tuleb ikka panna kala, et see on selge. Kala on kõige lihtsam väärindada, et selles mõttes teda ei pea väga palju töötlema, mida vähem töötled, seda parem ta lõppkokkuvõttes on. Et aga mitte nüüd, et ma arvan, et üks oluline asi ongi see, et me võib-olla me käsitleme tegelikult nagu praegu primaartootmist nagu eraldiseisvana, aga toidukultuuri koos selle allikatega nagu hetkel mitte nii väga, et mulle tundub, et just selle terviku Eesti toidukultuuri arendamisega, mis suudab toota nagu kohalikust toorainest, mitte toota, vaid pakkuda nagu rikkalikku kööki, millega kuidas ütelda, siia ahvatleda ka nii turiste kui kohalike elanikele nagu pakkuda sellist toitu, mis ei vaja nagu niivõrd importi, oleks iseenesest oluline. Tuleb lihtsalt puht ühest minevikust meelde üks uuring, kus kohas nagu küsisime siis, toona mis töötasin vist ministeeriumis või kuskil, aga küsisime, et mida loetakse, nagu mida eestlased loevad nagu vääriskalaks nagu, või kõige paremaks kalaks, et siis nagu raudselt oli esimene koht oli nagu lõhe on ju. Et tegelikult me teame, et iseenesest ahven, koha, siig on iseenesest vähemalt sama head kui mitte paremad, aga millegipärast nagu selline emotsionaalselt või selline väljakujunenud arvamus, ma ei tea, kas see on kadakasaksus või mis iganes, on see, et lõhe oleks nagu see kõige parem, kuigi me tegelikult ju kaubanduses saamegi tihti niinimetatud selle tähestiku teise otsa trimminguid, mitte kõige paremat nagu lõhet, mis on nagu sisse toodud. Et samal ajal muidugi meie lapsepõlve mälestustes on kõigis, me teame, et aabitsas oli aal, oli ahven ja see oli kassikala, on ju. Et iseenesest see triibulne kala nagu on meie jaoks niisugune, kuidas nii tavapärane, et me nagu ei taju, et tegelikult see on, ahven ja koha on üks kõige kõrgema delikatessi väärtusega kalasid, mis meil nagu kätte saadavad on ja suur osa sellest tegelikult tänu sellele viiakse tänasel hetkel jällegi mingisuguse süsiniku jalajäljega hoopis kuskile Šveitsi restoranidesse. Et võib-olla seda arengut, see ei ole nagu areng, mis sünnib üleöö, aga mulle tundub, et see võiks olla üks väikeseid suundi, kuhu pürgida. Ma küsin siit kohe edasi, et kas või kui palju sa tead, et on selliseid, ütleme näiteks lasteaedadega koostöid, et see näide, mis sa tõid, tuletas mulle meelde, et minu lapsed, kuna meil vanaema elab mere ääres, siis minu laste jaoks värske kala tähendab seda, kes on sama hommikupüük, et selline eelmise päeva püük, see nagu ei sobi. Aga me just ei mõtlema, et kas äkki nagu lasteaedade sellise toiduvaliku kaudu, kas me suudaksime seda mõjutada, et nad edaspidi ka nagu valiksidki just seda ahvenat või siis ongi see siiakala või teisi toite? Selles kohas ilmselt peaks olema siin hoopis Rahandusministeeriumi esindajad või ütleme Euroopa Liidu riigihangete reeglite kujundajad, et see on nagu minu arust ka väga tõsine küsimus, et kuidas moodi, et kui lapsed ei harju nagu, kui laste toitlustamine baseerub nagu niinimetatud ausal riigihankel, siis me ei jõua väga kiiresti selleni, et lapsed hakkavad, kuidas ütelda, toidulaual nägema kohalikku toitu, mis on värskelt valmistatud ja millel ei ole tihti ennustatav, kas see kartul on sellel sügisel kättesaadav või mitte kättesaadav, vaid tehakse just nimelt sellest, mis olemas on ja mis sellel hetkel paremat saaki annab.
natuke naiivne seisukoht, aga mulle tundub, et just nimelt see lähenemine, nagu Laura ütles, et see kohaliku kogukonna tunnetus ja kuidas ütlete, see sidusus selle tarbitava toidu ja toidu tootmise vahel oleks nagu asi, millele tuleks järjest rohkem tähelepanu pöörata. Ma võib-olla küsiks seda vahel, et selles mõttes toit on nagu ilm, et kõigil on nagu mingi arvamus, kõigil on mingid maitsed, aga nagu sellest tänasest päevast välja tuleb, et siin rukkileib ja kala ja siin muud sealiha ja liblikõielised kõik kaunviljad, et see on see tegelikult, mida me tahame. Aga kuidagi õhtuks ikkagi võtame mingi pitsa või kuskilt sushi, et kuidas me nagu jõuame nii, et kas meil on nagu vähe eestkõnelejaid, kas meil on vähe kokasaateid, et kas meil on kuskil midagi tegemata, et need maitsed ei jõua meieni? Selles ma ei ütleks, et ja see on nüüd väga subjektiivne arvamus, mul ei ole nagu väga häid argumente. Ma ei ütleks, et meil on vähe eeskõnelejaid, et siin ju kas Liivimaa lihaveis oli see, kus vend veis küpsetas, me ju näeme, mida Toiduliit teeb, me näeme, mida Põllumajandus-Kaubanduskoda teeb, praegu vist ma näen kuidagi Facebooki viidis jooksevad mul Ott Sepaga mingisugused klipid sisse, aga ma tegelikult, Marko, tahtsin sinu eelmise teema juurde tulla, et nii üllatav, kui see ka ei ole, näiteks ma ei ole oma kodus Selveris suutnud mitu nädalat leida kõige tavalisemat kaalikat. Mul oli siin hiljuti sünnipäev ja siis meie köögiviljarühm kinkis mul ühe kaalika. Mõtlesin, mis teeme sellega. Kodus otsustasime ikka, et paneme ahju natukene mingit kitsejuustu peale ja Roosmariini. Ja roosmariin, ja läks, sinna läks tüümen, sinna ei läinud roosmariin, sinna läks tüümen peale, väga hea oli. Mõtlesime, et teeme uuesti. Ja no ei leia kaalikat ja olen juba mitu nädalat käinud Selveris otsimas kaalikat. Kõike muud on, juursellerit on, bataati on, porgandit on, aga kõige tavalisemat kaalikat ei leia. Jah, siin sa ei ole oma mures üksi. Ja teine mõte, mis mul tegelikult tekkis, olekski see, et kui sa küsid, kas meil infomaterjal või midagi läheb, meil tegelikult võiks ju olla, nii nagu meil see kalaabits on, võiks olla mingisugune kokaraamat, mis ongi, ütleme siis, baseerukski sellistel Eesti toorainetel, ütleme Eesti sealiha, Eesti veiseliha, aga samamoodi nüüd Lea saalist aitavad, mis võiks olla selline Eesti kaunvili, mis võiks seal olla, näiteks hernesupp, samamoodi, täna ma ei tea, missugune see herne, ma tean, mis ma selle herne kätte saan, aga ma ei tea, kus ta toodetud on ja kas ta supi jaoks väga hästi kõlbab. Anu, mis sina arvad, et kuidas selle eestkõnelemisega on ja selle Eesti toidu nagu tutvustamisega? Ma arvan, et tõesti, nagu Ander ütles, et hästi palju on, ütleme, selle Eesti toidu tutvustamiseks tehtud, et ma armastan Eestit, ma armastan Eesti toitu, siin on, aga mulle tundub, et see jääb nagu väga meie enda sektori keskseks, et me ju ise teame, mida me sööme, mida me tahame, aga siin on väga palju tegelikult mõjutab ostuotsused, meie kaubanduskettide ostujuhid, meie hulgimüükide ostujuhid, mida nad, ütleme, meie riiki nagu toovad, et siin on võib-olla see, et äkki peaks mõtlema natuke tagurpidilikult, ja võib-olla ka siin on see nõndanimetatud rohepööre paradigma muutus, et kust leida võimalikult lähedalt neid kaalikaid, kala, liha, et see ühiskondliku mõtteviisi muutumine, et see on nagu see, et me täna oleme kui vabas Euroopa turus ühtlaste hindadega, aga nagu me teame, et me mitte kunagi ei suuda konkureerida massiga, vaid me saamegi konkureerida, nagu öeldakse, hea maitse, hea lihaga, hea, ütleme sellise, mis ma tahtsin nagu selle suure pildi mõttes öelda seda, et kui täna Saksamaal kaubandusketid väga aktiivselt teevad koostööd kogu tarneahelaga, et kus sealiha ongi niimoodi, et on 5D märgistusega, mis tähendab seda, et on sündinud, kasvatatud, nuumatud,
tapetud, töödeldud, nagu ütleme, selles samas riigis, et minu meelest siin võiks nagu ütleme, suur üleskutse tuua nagu ütleme kõikide valdkondade vahele, et kuidas hoida kodumaist tootjaid ja niimoodi, et me saame süüa poest osta kodumaist toitu ehk ka kaalikat. Nii, ma ütlen meie headele vaatajatele vahepeal siin, et olge head, aktiivselt kasutage seda chatiruumi ka, et saate siin paneeldiskussiooni sekkuda, aga võib-olla ma läheks hoopis siit edasi sellega, et mitmed ju ettekanded täna olid teaduse valdkonnas, et minu siuke murekoht on ikkagi see, et kas täna teadlaskonda on piisavalt, et tulla sellele samale seakasvatajale appi, tulla kalakasvatajale appi, et kuidas teile nagu sektori poolt tundub, et kas seda abikätt on alati võtta, kui on vaja või jääte sageli ka oma selles mures üksi? Anu tahab sõna, palun. Aitäh, Marko, et arenguruumi on meil siin tugevasti, et ma arvan, et eks see olegi nagu see, et mingis mõttes, et kuna see sektor on juba väga pikka aega ka alarahastatud, et kõigepealt öeldakse, et see on nagu see Maslow püramiid, et kui on kõigepealt vaja esmatarbevajadused vaja ära täita, kui on kõht täis, küll siis muude tegevuste jaoks leiab ka raha ja võimalusi, aga täna ütleme, on väga pikalt, juba 7 aastat on seakasvatus väga tugevas kriisis, ehk tegelikult see ellujäämine on nagu selline juba õhkõrn ja kui saaks, nagu öeldakse, selle investeerida teadusesse, siis oleks ainult see suur luksus ja tegelikult me kõik selles suunas mõtleme ja liigume, et kui me mõtleme selle tuleviku peale, siis teadusrahastused ÜPP uues programmis on väga-väga laialdased meie kvaliteetkavade programmid, ehk tegelikult siin ongi väga tugev suur koostöö teadlastega ja mina usun sellesse, et kui ise panustada teadusesse, küll siis teadus nagu ka appi tuleb, et eks see andmine ja saamine peab olema kõikides asjades tasakaalus. Nii, Andre, kui tihti ettevõtjad sinu ukse taha satuvad? Võiks rohkem, aga seal on ka nagu teine pool, võib-olla mitte taimekasvatuse instituudis, aga võib-olla maaülikoolis ja teistes suuremates ülikoolides, et täna ju teadlase töö tulemuslikkust hinnatakse ja järgmine kord, kui ta kandideerib teadusrahale, nii nagu te siin Evelin ja Marko mõlemad teate, lähete kandideerima, vaadatakse, palju sul on juhendamisi, palju sul on artikleid. Nii, mitte kuskil ei ole lahtrit koostööettevõtjaga või kui on, siis on väga väikses kirjas niimoodi, et täna, ja ma tean, see on tegelikult nagu väga lai küsimus, et täna ei pruugi alati ka nagu teadlane olla huvitatud ettevõtjale appi tulemast, et jah, on enamik teadlased, kes alati oma oskuste piiris aitab, aga täna nagu võib-olla teadusrahastus ei soosi seda. Vähemalt, kui me räägime rakenduslikest teadustest, baasteadustes võib-olla on teistmoodi, siin ma jään oma kompetentsiga hätta. Teine küsimus on ka see, ja see ei ole nüüd ainult nagu põllumajandusvaldkonna mure, kuidas me täna, kui me vaatame, mis toimub tööjõuturul, kuidas me täna suudame noori inimesi motiveerida üldse teadlase karjääri valima. Et mis see hetkel kehtiv doktorandi toetusel on? 60 vist. 660 eurot pluss natukene siis asutuse poolt ka. Et okei, nüüd uue teadusarenduskorraldusseadusega see peaks hakkama olema siis Eesti keskmine palk, aga siin just Jaak Vilo kirjutas ühe artikli, et palju meil aastas doktoranti oleks vaja. Ja kuna Jaak tegeleb siis infotehnoloogia sektoris, siis seal see 1600 isegi doktoritoetust, et samal ajal kui siin Boltid, Voltid, Transferwise'id, nagu unicornid või siis ettevõtted, kelle väärtus on üle miljardi, võib-olla maksavad palka, mis on alates korda 3, et siis peab selles inimeses nagu midagi lisaks olema, et otsustab teadlase karjääri valida.
aga samas, nagu me nägime näiteks Laura näite puhul, siis ka selliseid noori, keda huvitab asi, on tegelikult õnneks olemas. Nii. Mul üks mõte ikka oli veel, et mis puudutab natuke ka seda motivatsiooni teemat, aga ikka küsimus selle aja koha pealt. Ehk siis, et täna on jutuks ka olnud seesama, oli kalaga teemaks, et kala süüakse vähem süüakse sellist kala, mille ettevalmistamiseks läheb võimalikult vähe aega, sellepärast, et on kadunud fileerimisoskused ja kala puhastamisoskused ja kõik muu. Samuti sektoris teame, et ka loomakasvatuse tähtsus selles mõttes nagu väheneb, ehk siis, et inimene on ikkagi võrdlemisi kinni, selles mõttes, et tal ei ole seda vabadust otsustada, et nii, et ma nüüd lähen hoopis sõidan kuskile teise linna või midagi muud. Ja siis seesama täistera jahust küpsetamine, et mõte on ju väga hea, aga ma arvan, et enamus inimesi ei jõua seda teha, sest neil ei ole aega. Aga seda panna nagu sellisesse positiivsesse võtmesse, et kuidas nagu teie valdkondades on just see, mis on see positiivne, mis tuleb sellest tööst, ehk siis, et jah, see võtab palju aega, teaduse töö võtab ka palju aega ja väga palju üle ei jää, seesama ettevõtetega koostöö jaoks, aga tegelikult ju see kõik, et miks meie siin oleme, on see, et meile pakub see huvi ja see, kuigi see võtab väga palju aega, mis on siis see positiivne boonus, et mis selles valdkonnas just seda motivatsiooni üleval hoiab? Ja, palun. Aitäh küsimuse eest, et ma olen seda küsimust tegelikult endale juba aastaid küsinud, et mis on see miski, miks ma seda tööd teen, siis minu jaoks on see, et ma tahan süüa head toitu ja see toidu mõte ja see toidu tootmise mõte on meil kõige tähtsam, nagu öeldakse, toidu tootmine on kõige tähtsam ressurss siin, et me ju kõik sööme 3 korda päevas, me vajame toitu ja see, et loomaarstina ju väga hästi teame, et lehm lüpsab suust ja kana muneb nokast ja inimese tervis sõltub ju sellest, mida ta sööb, siis loomulikult sõltub ka sellest, kuidas ta mõtleb ja kõik see liikumine, aga see miski ongi see, et olla ja tahta teha seda toidu nimel seda tööd. Andre, mis sind innustab, käivitab, hoiab töös? Ma arvan, et täna ilmselt innustabki see, et sa näed otseses mõttes selle protsessi kasvamist. Et kuna ma iga hommik sõidan Tartu ja Jõgeva vahet, siis kui nüüd üle Kärevere silla ära sõita ja sealt esimene asula läbida, siis paremat kätt on üks hästi suur põld. Sellel aastal oli seal minu arust Ernes, aga aasta enne seda oli ilmselt taliraps. Ning kui sa lähed, ongi kevad, on ju, kõik on roheline, lumi on läinud, suvel vaatad, kuidas see kõik õitseb, sügisel vaatad, kuidas kõik on koristatud. Et ma ütlen ausalt, eelmises töökohas ma nagu ei vaatanud seda pilti niimoodi, aga nüüd ongi, sa käid nagu mööda Eestit ringi ja saad aru, et mingit pidi nagu siis instituudi võimuses on aidata, et see pilt kas säiliks või läheks paremaks. Et see on see võib-olla. Nii, ja sama küsimus Toomasele, et mis sulle nagu rõõmu valmistab ja hoiab sind nii-öelda vitaalsena, nagu kiputakse ütlema? No vanadusest me oleme siin kõik veel väga kaugel. Et kuidas Eestis võiks põllumajandus ja kalandus toimida, et 20 aastat oli võimalus seda nagu teoreetiliselt osaleda selles protsessis, siis nüüd ma olen 1,5 aastat või alla 1,5 aasta nagu praktiliselt saanud siis neid kive veeretada ja tegelikult ma ütleks, et kuna meeskond on väga hea selles mõttes, kellega saab koos töötada, siis ja selline väikeettevõtte juhtimine minule praegusel hetkel nagu äärmiselt väga motiveeriv ja positiivne kogemus, et näha igapäevaselt oma töö tulemusi,
olgu need siis hetkel, kuidas ütelda, probleemide lahendamised või mõnikord kogemata ka mõne uue probleemi tekitamine, aga igal juhul on see, kuidas ütelda, see tunnetus, et sa vastutad pidevalt ise kogu selle asja eest ja kõik on sinu kätes ja kõik on sinu vastutusel, mulle see on sisemist motivatsiooni hästi säilitav. Väga hea. Suurepärane, jah, ma loodan, et see motivatsioon kõik jätkub palju aastaid. Aga ma arvan, et meil ongi aeg hakata kokku tõmbama, eks ole. Et võib-olla lõpetuseks võiksite te kõik välja tuua selle ühe asja, mis võiks olla see, kui me tuleme tagasi meie päeva selle visiooni või selle pealkirja juurde, et säilitades vana loome uut, et mis võiks olla see vana, kas teie eelmistest elukogemustest või tänasest päevast, mis võiks olla siis see, mis võiks selle uue seemneks olla, et mis võiks olla see vanast tulenev uus seeme, millest siis seda uut hooaega ette valmistada. Andre, hea, tee sina ots lahti. No meil on selles mõttes instituudis lihtne. Meil on, nii nagu Laura tõi välja, on neil geenipank, on ka meil geenipank ja kui Lea ettekannet vaadata, et kultuurid, mis siis ju, kas siis 90-ndatel või 2000-ndate algul, mis siin olid mingi 100 hektarit, 200 hektarit, paar tuhat hektarit, on täna ikkagi nagu kordades tõusnud, et me ei tea, mis tulevik toob. Ühest küljest me räägime, et kliima soojeneb, Eestis hakkab olema pikem suvi, pehmem talv, samas minust eile, siis täna õhtulehes oli siis pikem usutlus Tarmo Soomerega, kes ütles, et jah, väga tore, kui golfihoovus seisma jääb, siis saab meie talv olema pigem selline nagu Kanadas on -30, -40 ja mitte nädal, 2, vaid ikkagi oluliselt pikemalt, et meil võib vaja minna neid samu kultuure, mis võib-olla ongi rukkist talvitab hästi, võib-olla on meil mingi hetk jälle 100 000 hektarit rukkist maas. Teine mõte, mis ma tegelikult tänases kaasa võtan, et tõesti, et ärme nagu kaota seda vana, aga ärme ka karda uut, sest et ei ole poliitiline üritada, ärme ole siis nii konservatiivsed, oleme avatud sellele, mis tuleb ja üritame siis sellise talupoja tarkusega otsustada, et kuhu suunda me hetkel liigume, et ma ütlen, tuleviku ette ei ennusta, me ei tea isegi seda, mis ülehomme juhtub. Nii, Toomas, mis mõtte sina tahaks täna kuulajatele nii-öelda kaasa anda sellest päevast omalt poolt? Selles mõttes, et kui mõelda seda, et ära unustatud vana, et siis ennast juba leierkastina korrutades, et nimetada esimese Eesti Vabariigi ajal olid põllumajandusühistud väga tugevad ja oldi oma peekoniga üle Euroopa, oldi võiga igal pool, et täna võiks olla loomulikult oluliselt rohkem, kuidas ütelda, kõrgema lisandväärtusega tooted, aga see võib-olla selline tarneahela ülene koostöö, mitte selline, et olgem sõbrad ja mitte seda, vaid puht majanduslik koostöö, millel oleks sisuline väljund ja turujõud, et olgu ta see turujõud siis valla tasemel, maakonna tasemel või riigi tasemel, et see polegi nii tähtis, et oluline on see, et see terviknägemus oleks ja selline majanduslik koostöö oleks võimalikult tugev. Et minu lihtsalt väikeettevõtjana jällegi teistpidi, kui siin oli küsimus teaduse kohta, siis ütleks, et mina pean tänasel hetkel mitte paraku, vaid see on täiesti arusaadav, et kui me võtame Eesti riigi suurust, siis Eesti riigis ei saa olla teadust kõigi nende ettevõtete jaoks, mis Eestis on olemas. Et kui ma võtan täiesti praktilise näite, siis võib-olla väga labane näide, aga näiteks veepuhastuse osas on minu igapäevane nõustaja Ungarist, sest lihtsalt ei ole sellise kogemusega kuna selliseid ettevõtteid Eestis on ainult üks, nagu meil. Et siis tegelikult Eestis on, ma vabandan, kindlasti on mõni väga hea spetsialist, kelleni ma ei ole jõudnud, aga näiteks tõesti nagu parim igapäevane nõustamine on minul Ungarist, mitte Eestist. Ja teistpidi kutsuks üles nagu Eesti teadlasi käima, kui vähegi võimaldatakse, käige ettevõtetes ja proovige enda jaoks mõelda, et mida teie võiksite seal ise nagu innovatiivsena pakkuda, sest ega ettevõtjatel oma igapäevases töös ei ole väga palju ka tihti aega nagu mõelda selleks, et missugust innovatsiooni ellu viia. Et selles mõttes, et oodata seda, et ettevõtjad pöörduvad nagu teadlaste poole mingi innovatiivse mõttega, sealt võib ta tulla ja kindlasti tulebki,
aga vähemalt ma usun, et meil küll oleks valmisolek, kui kedagi huvitab ja ta tahaks vaadata, missugune on näiteks kalakomponendi tootmise protsess ja mõelda, et äkki sealt oleks võimalik mingit innovatsiooni teha, mida võiks maailmas laiemalt müüa, siis tere tulnud. Aitäh, Toomas, need peaaegu võtsid minu mõtted endale, aga mida ma oleks ka kõva häälega tsiteerinud. Aga ma võib-olla mõtlen siis praegu hoopis sellises nurgast, et mis siis see vana on, et nii nagu Mattias ütles, et läbi Aristotelese, et inimese normaalseks toimimiseks on tugev side elusa loodusega ja nii Marcus Aurelius, nii kui ka Sokrates räägivad ju kogu aeg sellest loodusest ja loodusega koos toimimisest, siis ma usun, et meil on vaja täna ka väga palju looduselt õppida, et kuidas loodus omavahel koostööd teeb. Ja nad ju teevad ka ju selleks omavahel koostööd, et ellu jääda ja toimetada ja lõpuks siis inimese mõistes siis ka majanduslikku kasu luua. Mis ütleme selle tuleviku ja kõige selles suhtes, kui ma kuulasin Lea ettekannet ja kui tõesti me ju hästi palju impordime soojat ja ma olen ka Andero sinu käest küsinud eelnevatel kordadel, et mida me saame meie Eesti sigadele sööta, et täpselt, et luuagi sellele täiesti teine väärtus, et kui sööta Eesti sigu just niimoodi, nagu teadlased soovitavad, et sellel on hoopis teine ka toiteväärtus, et mis annaks nagu eelise kaubanduses, et miks eelistada teiste riikide liha just eestimaise lihaliigiga. Et see teadlaste ja ettevõtjate omavaheline koostöö ja tõepoolest, eks see olegi niimoodi, et nagu Toomas ütles, et me kõik elame nagu omas mullis, aga aeg on, nagu öeldakse, mullid lõhkuda ja näha vasakule ja paremale ja tulla üksteisele appi, märgata, mida me koos saame teha. No nii, head vaatajad teisel pool ekraani, kus iganes te olete, tehke üks maruline aplaus meie panelistidele, vähemalt meie siin teeme nii palju, kui meid siin on. Aitäh teile tulemast, et kõik olid väga, väga säravad mõtted ja me saame ainult teile nii-öelda tuult tiibadesse soovida ja loota sellele, et kui me nagu ühiselt armukalt tegutsema, et siis ei kao kala, ei kao liha, ei kao kaalikas, et küll me nad kaubandusest üles leiame ja kui neid ei ole, siis hakkame ise kasvatama. Aga veel kord suur tänu siis tänastele panelistidele, et alustame kõigepealt Anust, et sulle ka Rägavere mõisa üks lammas. Nii, Toomas, aitäh sulle, et sa tulid. Edu kalandusse ja saadame siis tervitused ka Jõgevale. Aitäh sulle, Andre. Ja ma lähen veel korraks pulti, et võtan selle tänase päeva kokku, et ma loodan, et osalejad leidsid sellest päevast igaüks midagi endale, et meil oli igastahes väga põnev ja hariv siin täna olla, et nagu te kuulsite, et me käisime 2 korda isegi teisel pool ookeani ära ja saime teada, et seal on olemas rukki entusiastid ja inimesed, kes vaatavad laiemalt seda, mida me tulevikus sööme. Ja nagu konverentsi pealkiri ütles, me ei unusta seda head klassikalist kultuuri, mis meil siin kodukamaral kasvab, et vaatasime kõiki neid kultuure ka lähemalt. Nii et ma loodan, et te leidsite sellest visioonikonverentsist midagi põnevat, mida võtta kaasa homsesse päeva. Ja loodetavasti panime tänase konverentsiga või nii-öelda alusega traditsioonile, et loodetavasti me kohtume tulevaste aastate detsembri algustes taas teiega, et vaadata, kuidas Eesti põllumajandus ja põllumajandusteadusel läheb. Nii et aitäh, et olite meiega ja ilusat laupäeva jätku teile, olge terved!